maailmas on tekkinud sõjaväsimus. Ma ei oska niimoodi kogu aeg provotseerida mingi lippudega ja... See sotsiaalmeedias jagamine või aktiivne olemine on tõesti kõige vähim, mis me teha saame. Kas sinu profiilipildil on Ukraina lipp? Ja kas usud, et sellest on ka päriselt kasu? Või on see lihtsalt uus moodne hea inimese märk? Üks lihtsamaid viise ennast hea inimesena näidata on Facebookis oma piltidele raami panemine või näiteks lipu lisamine. Samuti pannakse biodesse Slava Ukraini või Ukraina heaks hashtag'e ning aktiivsemad jagavad ka storisid. Ja voilà, moraalne sertifikaat käes. Sinu panus on antud. Aga kui sa postitad, siis sa ju ka hoolid. Isegi kui sinu pangakontolt pole liikunud mitte ühtegi ülekannet Ukraina heaks. Kas sotsiaalmeedia on uus muutuste katalüsaator või on see lihtsalt digitaalse nartsissismi peegel? See on üks väga hea küsimus. Aitäh. Millele täna ka vastust otsime? Lipukeste panemine profiilile või asjade jagamine ongi tegelikult pinnapealne tegevus, aga see ei tähenda, et see on ainukene asi, mida need inimesed teevad. Et ma pigem ütleks, et tee seda ja tee midagi muud, kui et ära tee mitte midagi. See on ikkagi üks asi, millega avaldada oma meelsust, millega näidata võib-olla Eestis elavatele Ukraina inimestele, et neil on rohkem toetajaid, kui nad võib-olla muidu arvaksid. Katrina Indiana väljendab oma meelsust sotsiaalmeedias vägagi aktiivselt. Ega see ei aita. Mul on endal kasu isa ukrainlane, mul on Eesti pere, mul on venelased sugulased. Ma ei oska niimoodi kogu aeg provotseerida mingi lippudega ja tahan lihtsalt rahus elada. Ma arvan, et sellest näitab, et kõik inimesed toetavad, aga kas ta reaalselt muudab midagi, ma ei ole väga kindel selles. I believe it's very weak signal to do that. Aga kui see kõik ongi liiga pinnapealne, siis milleks seda üldse teha? Sotsiaalmeedias enda meelsuse avaldamine ja näitamine igasuguste badge'ide ja muude teoste läbi on oluline juba sellepärast, et siis teised inimesed teavad, mis meelsusega sa oled ja mina isiklikult tunnen alati, et siis mul on lihtsam teada, et kellega ma tunnen ennast turvaliselt rääkides mingitest teatud teemadest. Sõja algusest on möödas 3 aastat ja kui algusest tuli sellega kaasa päris abi, siis kui aeg edasi läks, taandus aktiivne abitegevus lihtsalt siniseks ja kollaseks. Ja see ongi miinimum, mida teha. Kui sa ei näita toetust, siis sa vaikid. Ja kui sa vaikid, siis ilmselgelt sind ei koti. Lipp-bios on signaal, aga signaal kellele? Venemaale, Ukrainale või ainult sinu sõpradele? Ma arvan, et nad avaldavad toetust ukrainlastele. Ma usun, et need inimesed, kes on rindel ja kui nad näevad või kuulevad sellest solidaarsusest, küllap see ikka neile natuke nagu jõudu juurde annab. Et selle taha peab olema konkreetne või ma ei tea, kaastunne avaldus või tugev tunnetus, mitte niisama, et kõik teevad, mina ka teen. Kui esialgu võis iga inimene ise enda raami luua ja selle ringlusesse lasta, siis aastal 2022 pandi see võimalus kinni ja nüüd on see lubatud ainult teatud organisatsioonidele. Miks? Sest neid hakati kasutama ka mitte nii üllatel eesmärkidel. Nimelt läksid raamid viraalseks just vaktsiini ja maskivastaste seas, kes levitasid raame tekstidega usaldan oma immuunsüsteemi, minu keha, minu valik ning meie ei ole nõus, ei vaktsiinipassile. Oli ka ilmselgelt ropumaid versioone, aga nendest mõni teine kord ja mõnes teises saates. Kuna nad keelati ära, siis võib järeldada, et neist nähti ka mingisugust ohtu. Seega, kas profiilipiltidel on tõesti võime midagi mõjutada? Ainuüksi selline lipp või süda või mis iganes profiilipildi juurde panna, sellest ei muutu maailmas nüüd veel suurt midagi. Et loomulikult on vaja see järgmine samm ka ära teha. Et ühel hetkel ikkagi muutus meie jaoks juhtub siis, kui me murrame sellest virtuaalsest maailmast välja. Aga kuidas seda siis teha? Esimene samm on tihtipeale see, et leia endale sõbrad sellest päris maailmas ja tehke päris maailmas kas või mingisugune väikene üritus või asi ära. Et sa ei pea kohe korraga tegema midagi sellist, et massid su poole tormaksid. Aga piisab sellest, kui nad näevad, et ka väike grupp teeb midagi ägedat, siis tegelikult inimesed tahavad ju ühineda nii-öelda võitja meeskonnaga või see, kes teeb seda next new big thing asja. Täitsa lõpp! Koolilõpu pakkumised ongi kohal. Kui hea komplekt Samsung A36 nutitelefoniga kingiks Galaxy Fit 3 nutikell. Kui head fotod Google Pixel 9a nutitelefoniga. Vaata lähemalt Telia e-poest. Telia. Kas sinu toetus on sotsmeediast väljapoole ka kuidagi koldunud?
Jah, mina olen osalenud väga paljudel protestidel ja annetuskampaaniatel ja teen seda siiamaani ja ka nagu igapäevaelus sellised väiksed asjad nagu Ukraina lipu kandmine oma, ma ei tea, kottidel ja jakkidel ja sellised asjad, et see tekitab jälle tänaval käies sellise tunde, et inimesed ei ole seda teemat unustanud ja see käib nendega igapäevas kaasas. Mis jah, võib-olla on ka see üks asi, miks sotsiaalmeedias on see nii oluline, et hoida inimestel seda meeles, et see teema ei ole kuidagi kuhugi kadunud. On sul mingi konkreetne koht ka meeles, kuhu sa toetasid ja miks? Olen igakuine toetaja näiteks UNICEF-i Crisis organisatsioonile. Selleni ma jõudsin ka läbi sotsiaalmeedia, et keegi jagas see alguses. No Ukraina lastele hariduste jätkamise võimaldamine Eestis on olnud minu suur ülesanne. Me oleme oma Rotary klubiga toetanud Ukrainasse autode ostmist, politseiautode ostmist, muu tehnika ostmist. Just üleeile tuli välja esietendus Vene teatris, mida lavastas Elmo Nüganen, kus me tegime lavastuse, mis räägib just nendel teemadel. Ja kuidas see võiks omakorda aidata? Ma arvan, et see aitab inimestel võib-olla istuda see 2 tundi seal saalis ja mõista neid inimesi, kes on seal. Mina palvetan, et see asi ära saaks ausalt. Eestlased on aga tegelikult olnud päris tublid. Kiili instituudi tehtud raporti kohaselt oleme me Euroopas enim panustav riik inimese kohta. 3 aasta jooksul oleme me Ukrainale andnud tervelt 930 miljonit. Kui suured riigid end kokku võtaksid ja meie eeskuju järgiksid, poleks Ukrainal rahamuresid. Kui võtta võrdluseks näiteks Saksamaa, siis nende poolt Ukrainale saadetud rahasumma on küll suurem, aga kui meie panus viimase 3 aasta jooksul oli 2,3% SKT-st, siis Saksamaa oma kõigest nukrad 0,4. Samuti ei saa unustada ka sotsiaalmeedia kaudu korraldatud väiksemaid abiprojekte. Ukrainasse on saadetud tekke, patju, süüa, aga ka sõidukeid ja muud tehnikat, mis sõjapidamises ära kulub. Kahjuks on nende aktsioonide osas näha väsimuse märke ja nende tipphetked jäid sõja esimesse aastasse. Tuletame meelde Ukraina sõja algust, kus on päris mitu lugu, kuidas inimesed postitasid, et kuulge, et mul on nüüd sõbrad, kes vajavad, ma ei tea, generaatorit või kellel nüüd on vaja sealt piiri pealt autoga Eestisse saada. Kas keegi saab aidata? Ja kui see asi oli selline, mis teisi kõnetas, siis järsku tuli sellele inimesele tohutult palju sõnumeid. Aga tõsi on see, et me iial ei tea ette, kas see lugu päriselt läheb lendu või ei lähe. Kuid vahel ei lähe asjad nii ladusalt, kui pealtnäha tundub. Sõja alguses kõige populaarsemaks Ukrainat toetavaks organisatsiooniks saanud Slava Ukraini lõpetas krahhiga. Heausklike annetajate poolt neile saadetud rahast, mida oli rohkem kui 1,5 miljonit, ei jõudnud eesmärgipärase kasutamiseni üle 400 000 euro. Tõmbab veidi tuju alla küll, aga kuidas ma peaksin siis teadma, keda jälgida, kellele raha kanda ja millist aktsiooni toetada? Hoia end kursis, ei mitte alluda väärinfole, mida liiga palju on ka selles kontekstis viimastel aastatel on tekkinud eri keeltes, ma mõtlen, ja eri infokeskkonnas olles. See, mis Ukrainas toimub, et see on eeskujuv õpetus meile endile võimalike tulevaste kriiside jaoks ka Eestis. Ja seetõttu siis ma arvan, et leidke see seltskond, keda te Eestis usaldate, kes muu hulgas aitab Ukrainat ja toetage neid ja pange tähele, samad inimesed muutuvad võtmeisikuteks ka võimalike Eesti kriiside ajal. Ja sest neil on ühel hetkel muu hulgas ka tuttavad Ukrainas, kes hakkavad meid siis aitama. Kõik ei ole sujuvalt läinud ka Ilmar Raagil, kes on seotud organisatsiooniga võidame.ee. Nende eesmärk oli saada selle aasta aprilliks kokku 5 miljonit eurot droonide ostmiseks. Sellest on aga praeguseks hetkeks kogunenud kõigest 150 000. Võidame.ee näide räägib just sellest, kuidas maailmas on tekkinud sõjaväsimus. Ma arvan, et eriti Ukraina teemaga on meil kõigil selge, et sõda ei ole kaugel ja see võib juhtuda meie kõigiga täpselt samamoodi. Ja ma arvan, et see on ka üks põhihirme minus, et kes teab, võib-olla me oleme järgmised, kellel on vaja seda tuge. Et sellises maailmas on see sotsiaalmeedias jagamine või aktiivne olemine on tõesti kõige vähim, mis me teha saame. Aga kuidas on sinuga? Kas see, mida sa täna teed, päriselt ka midagi muudab? Räägi meile, kuidas oled sina täna Ukrainat toetanud, kirjuta kommentaaridesse ja jaga teistele ka häid ideid. Ja kui see video kõnetas, jaga, like'i, subscribe'i, tead küll. Hoidkem silmad lahti ja süda ärkvel. Peace. Võtame vastu.
tšau!